Tere tulemast kuulama podcasti, mil nimeks Backslash. Saade keskendub reklaamile ja turundusele väga erineva nurga alt ning sõna saavad siin meie saates täna ja tulevikus oma valdkonna tõelised tegijad. Teemade ringi hoiame selles saates alati laiana, põnevana, üllatavana, aga kui tuua välja podcasti laiem idee, siis selleks on valdkonna arendamine. Eraldi tähelepanu saavad ka erinevad trendid, aga et see sissejuhatus hullult venima ei hakkaks, siis lähme tänase asja juurde. Mina olen Kaarel Täll ja täna on meil külas 2 imelist naist, kellega räägime sellest, kuidas valida endale õige partner. Kõlab päris huvitavalt, eks ole, kui partneri valikust räägime, aga me räägime kliendi ja agentuuri koostööst. Tere Eeva Maarend, Saku õlletehase turundusjuht. Tere, mul on väga hea meel siin täna olla. Ja tere Helen Roonet, Imagine agentuuri juht. Tere ka minu poolt, et väga tore on selle uue alguse esimene saatekülaline olla. Alustuseks midagi siukest üldisemat ja siis mõne nüansi juurde ja saate juures lähme ka süvitsi sisse. Eeva, millest algab hea koostöö agentuuri ja kliendi vahel? Oi, see on hea küsimus. Ma arvan, et tihtipeale ei olegi see niivõrd algus kui jätk, sest et pidevalt ju ka inimesed muutuvad. Kui ma mõtlen sellele, et kui mina tulin Saku õlletehasesse tööle, siis ma võtsin üle olemasolevad suhted ja siis tuli sealt vaadata, et kas sealt selline hea ja tugev suhe saab jätkuda või mitte. Ja olles siis selles olukorras, ma arvan, et väga palju tuleb mängu tegelikult ka selline isikute põhine klapp, rääkimata siis loomulikult mingitest suurematest väärtushinnangutest turul tegutsemise mõttes tervikuna. Aga jah, et mõnes mõttes see ju ongi ka selline uue koostöö algus, kui on uued inimesed, kes vana koostööd jätkavad. Kas Heleni mõtted on väga sarnased või tahad midagi lisada? No agentuuri poole pealt on ju see, et meil ei ole võimalust klientidele konkurseid korraldada, et valiks endale kliendid välja, kes agentuuris on. Et agentuur on hästi tänulik alati, kui tuleb uus inimene ja ta jätkab nende olemasolevate suhetega või ta leiab neid huvitavaid uusi nurkasi. Et ei hakka kohe välja vahetama agentuuri, aga ma arvan, et selle ikkagi see baas on kõigepealt see, et need energiad ja inimesed oma vahel, et kas nad sobivad või nad ei sobi, kuidas nad oma vahel toimetavad. Ma arvan, et see on hästi palju ka selliseid tööeetikat ja väärtushinnanguid igapäevasesse töösse, et kuidas me oma tööd korraldame. Et jah, et ma olen Eevaga väga, väga nõus. Millised on need, esimesed sammud, kui uus agentuur või uus klient esimest korda kokku saavad, et kas see, võtaks isegi võib-olla väga siukese lihtsa mõtte, et kas see on siuke asjalik koosolek kõigepealt või on selline vabamas vormis lunch või peaks hoopis minema õhtusesse lokaali veini jooma, et milline on ideaalne algus? Eeva? Ma arvan, et kombinatsioon nendest kõigist ja kui sa neid näiteid praegu tõid, siis mul tuli kohe silme ette kõikidest nendest olukordadest mingisugused päris siis elujuhtumid. Et kindlasti me ei saa mööda sellest, et me käime läbi meie siis koostööprotsessid, vaatame, kus mingi bränd on, kuhu me tahame jõuda, mis selleks teha on vaja ja nii edasi. Aga üha enam tegelikult väärtustatakse ka seda, ma ei tahakski öelda kliendi ja agentuuri suhet, vaid sellist partnerlussuhet. Sest et tegelikult on palju lihtsam ju istuda ka nendel tõsisematel ja raskematel koosolekutel, kui me tunneme juba üksteist, me teame, millised meie reaktsioonid on, et me oskaksime oma iseennast väljendada nii, et me oleksime teistele arusaadavad ja ka teised saavad meist aru, et tihtipeale selline taustsüsteem tekib just nendel õhtulokaalidel ja võib-olla ka siis mõndadel sellistel brunchidel ja lunchidel. Et ma arvan, et ainult ühtviisi seda tehes ei vii see koostöö väga kaugele. Helen, millist sa eelistad?
Ma arvan, et neid peab ikkagi kõike olema, erinevat kombinatsiooni, et kindlasti on väga oluline agentuuri puhul on oluline oma kas siis uuele kliendile või uuele kliendi kontaktile tutvustada iseennast, et näidata ka neid võimalusi, mida me pakume, sest väga tihti ei osata küsida ja vahest on selline tunne, et neid peaks, selliseid agentuuri esitlusi peaks tegema oma pikaajalistele klientidele ka aeg-ajalt uuesti, sellepärast et meie turundusmaastik on nii suures muutumises ja nii palju uusi teenuseid on, mida me pakume ja mida klient ei oska küsida ja meie ei oska võib-olla ka pakkuda mingitel hetkedel. Aga jaa, et see on selline tore kombinatsioon, ma arvan, et kõigepealt natuke selline ametlikum osa ja sellist inimlikkust jällegi ja seda inimeste nagu päriselt tundma õppimist annab ikkagi kõige rohkem sellised ma ei tea, kas õhtused või sellised vabamas vormis kohtumised, et kas need on siis lõunad, on need, ma ei tea, õhtud, on need mingid ühised üritused, et kus jututeemaks ei tule ainult töö, vaid ka sellised isiklikud elu ja väärtused. Ma võib-olla lisaksin siia veel selle, et tihtipeale mina näiteks Sakus arvuti taga istudes ma suhtlen ainult projektijuhiga, aga tegelikult ju meie jaoks ka töötab terve tiim nii Imagine agentuuris, teistes agentuurides, et väga tahaks teada, kes need inimesed selle taga on, mis nende lugu on. Sest et ma olen siin ja seal ikka öelnud, et ma ei oska disainida, copy't kirjutada, et sellepärast me ju agentuuridega koostööd teemegi, et nemad või teie oskate siis midagi paremini või oskate midagi, mida meie üldsegi oma majas ei tee ja meil sellist pädevust ja kompetentsi ei ole. Et peab tekkima selline austus üksteise töö suhtes ja sellele austusele on ikkagi vaja nagu tekitada see nägu või selline inimlik kontakt taha, et muidu see käibki ainult läbi meilivahetuse, läbi projekti juhi, tuleb mingi tagasiside kliendilt, võib-olla see on ka, ütleme siis, mõtlemata järsk, tahtmata olla selline mitte austust avaldav siis sellele inimesele, kes on oma nii-öelda töö ja aja sinna töösse pannud. Et see kõik nagu mõjutab seda suhtlust ja suhtlemist ja omavahelist koostööd väga palju. Sellest tuleb välja väga palju seda, et see on hästi selline inimeste äri ja inimeste vaheliste suhtluse mingi tunnetamine ja siis saab teada, kas edasi minna või mitte. Tõenäoliselt on siis kuskil ka olemas mingid punased jooned, mingid väärtusküsimused, mis peavad selguma nendel esimestel koosolekutel asjadel. Kas on mingid sellised väärtused, punased jooned, mis on teie jaoks näiteks olemas? Et millel peab olema ühisel arvamusel? Eeva, äkki sa vaatad kliendi nurga alt praegu alustuseks? Jällegi olen olnud erinevatel kohtumistel ja koosolekutel ja koostöö alguste juures ja pigem on olnud meil ka teatud agentuuride poole pöördudes võib-olla nagu sellist küsimust, mida meie peame omalt poolt esitama, et kas see agentuur on näiteks nõus või need inimesed on nõus alkoholibrändidega töötama. Sellepärast, et me küll ei eelda, et need inimesed, kes meie brändidega töötavad, nüüd tohutult alkoholi peaksid tarbima, aga ma ei kujuta ka teistmoodi ette, et sa ei ole ise selle nagu brändi poolt või tarbija. Ma nüüd ei taha kindlasti kutsuda kedagi üles alkoholi tarbima ja võib-olla see ei olegi meie poolt nii selgelt punane joon, aga kindlasti on agentuure ja on töötajaid agentuurides, kes ei soovi seda teha erinevatel põhjustel, isiklikel põhjustel ja nii edasi. Et see on see, mis on juhtunud ja loomulikult ma ikkagi väikse huumori toon siia ka sisse, et olen olnud ka sellisel koosolekul, kus esimese asjana siis Saade ütles, et tema seda Saku lurri ei joo ja tema on A. Le Coq'i mees. Et väga, ütleme ausalt, üliraske on sellisel koosolekul edasi toimetada, sest et sa küll saad põhimõtteliselt aru, et ka kõik inimesed, kes ma ei tea, suitsupakendeid disainivad, et nemad ise ei pea olema ahelsuitsetajad, aga väga keeruline oli sealt nagu edasi arutada. Ja ma sul on hea siit edasi kohe jätkata, et kusjuures meil on olnud agentuuris olukorda, kus meie üks siis disainitiimi liige ütles, et ta ei teeninda
sakut siis seetõttu, et ta on täiesti karsklane, et ta ei joo alkoholi ja mis on väga okei, et täiesti arusaadav, et kui agentuuril on võimalik ja meil oli võimalus tõsta bränd siis mitte talle, vaid kellelgi teisele, et me tegelikult alati küsime selliste õrnade teemade osas, et kas see on okei, et nagu tiimile, kuidas te suhtute sellesse, et kui alkohol on see bränd, millega te toimetate, et siit tuleb see austuse teema, mille Eeva ka välja tõi hästi tugevalt, et ongi see austus ja kui kliendi pool on ka see arusaam, et see austus agentuuri inimeste suhtes, et kes ja kuidas suhtub erinevatesse brändidesse ja võimalus nii-öelda ümber põrgatada. Aga ma arvan, et selle kõige selle alus on ikkagi on see usaldus, et seal on mingid need küsimus oli see mingites väärtused, kuidas seda startida või mida me siis üritame kätte saada, et ma arvan, see üks oluline punkt, mis on vaja kätte saada esimeste selliste koos veedetud hetkedega on see, kas usaldus tekib või ei teki. See kogu see üks pool on see, et see äri on inimeste äri, aga ja need inimesed peavad sul olema meeldivad, et ikkagi sul peab olema nendega selline hea energia omavahel, seda on võimalik ka tekitada ja mulle endale isiklikult väga meeldib see, et kui ma alguses luban endale mingisugust hoiakut, et ma ei tea ja siis ma tegelikult tean, et ma olen endal kaasa mõttes, et luba ennast üllatada, nagu, et lase positiivselt üllatada, kas siis inimese hetke osas, see on nii tore alati, kus tegelikult on nagu nii lahe või mulle nii meeldib, et mitte neid selliseid stampmõtteid endale pähe panna, et ma ei tea, mulle ei meeldi või mulle ei meeldi bränd, et see on agentuuri puhul hästi nagu äge pool, kus me saame ju töötada nii paljude erinevate brändide ja maailmadega, et minu arust tohutu privileeg, ma ütleks. Üks teema kindlasti, mis puudutab igat inimest ja eriti ärisuhteid ja äriinimesi, on raha. Inimesed Eestis õpivad vaikselt alles rahast rääkima, mulle tundub, ja kuidas te siis kokku lepite, et kui palju keegi kellelegi raha annab laias laastus, et see on ju selle nii-öelda partnerlussuhte mingis mõttes alus, et üks annab raha, teine annab õiges koguses väärtust vastu. Kui lihtne või keeruline on seal alguses sellest rahast rääkida ja ka võib-olla hiljem, väga lahe ja julge küsimus korral kõigepealt. Mina arvan, ja mida ma olen üritanud ka kuidagi praktiseerida oma suhetes agentuuridega, et rääkida natukene taustast ja laiemast pildist, et millises äris me oleme, kust meie raha tuleb, millise kasumlikkusega me tegutseme, et hiljem oleks kuidagi lihtsam ka omavahel siis kas põhjendada, aga arutleda nende eelarvete üle. Sest et tegelikult kõik on muutuses ja ka meie, kui me omalt poolt aasta eelarvet teeme, siis meil on läbi aasta 3 korda selle eelarve korrigeerimine, väga paljud ettevõtted teevad seda ja see kõik sõltub sellest siis, et kui meil on näiteks esimene kvartal läbi, me näeme, millised meie tulemused on, kas me oleme üle oma tulemustest ja selle läbi siis saame jätkata selle esialgse eelarvega, oleme maas, siis loomulikult me peame natukene ju kuidagi katma seda mahajäämist ka järele jäänud eelarvest. Ja seda kõike rääkides ma olen täitsa kindel, et vastaspool siis mõistab seda, saab sellest aru versus see, et me lihtsalt ütleme, et jah, olid plaanid sellised, aasta alguses ütlesime, et eelarved on sellised ja nüüd poole aasta pealt katime kõik ära, inimesed on palju töötanud, palju sellesse investeerinud ja tegelikult mida me ju näeme, on teinud seda pühendumusega ja tegelikult vahel ongi väga raske nagu isiklikult loobuda sellest kõigest, et mida me oleme kuhugi maani juba vedanud. Aga selle taustsüsteemi tutvustamine, see, kuidas me oma finantse juhime, kuidas me oma siis eelarveid juhime, et see kindlasti avab seda isegi, kui see on üsna elementaarne ja üldiselt on see teada, aga nagu siin Helen on ka öelnud, see on inimeste äri, inimesed on emotsionaalsed, mina seal hulgas kohe kindlasti, et see võib-olla pehmendab seda kõik. Helen, kui keeruline on siis hinnas kokku leppida? No vaata, siit tuli hästi välja Eeva jutust minu arust see ausus ja läbipaistvus, et agentuuril on oluliselt lihtsam teha koostööd, kui me tegelikult teame, millises liivakastis me mängime, et kõige hullem on, kui ma üldistan see üldse nagu agentuuritöö elu, siis kõige hullem on see, et sult tahetakse, tellitakse midagi, soovitakse tellida ja siis hakkab su kassihiire mäng,
et no tehke eelarve või mõelge lihtsalt ideid, on. Ja aga seal on väga suur vahe, kas me mõtleme 50 eurosid, 550 000, 500 000, mis iganes on. Et see ausus ja läbipaistvus must ülimalt oluline. Et minu arust ei tasuks või maksaks karta seda, et agentuur võtab nüüd mult selle raha nagu kuidagi nagu ülekohtuselt ära, on. Et kahjuks need ajad on mõjudas, kus sa saad lihtsalt tunde kuskile suvaliselt kirjutada, on. Kui seda kunagi, ma ei tea, 2000 alguses võib-olla oli kuidagi siukene, kõik oli selline udus natukene. Et aga siin kui Eva tõi näite, kuidas nende majasse käib, tegemist on suure korporatsiooniga, meil on tegelikult konkreetselt Sakuga on väga nagu lihtne läbipaistev see hinnastuse pool, et meil hästi selged arusaamad, hästi selged sellised mängumaad, mida meie omalt poolt teeme väga tihti ja mille peale meie kliendid ei mõtle, see millest koosneb agentuuri hind. Et okei, see on tunnihind on nii, aga millest see tunnihind koosneb? Ja kui ma võtan meie agentuuri puhul, see tunnihind koosneb alustades sellest, et koosneb sellisest fee'st, et me kuulume GBWA gruppi, me maksame iga-aastaselt feed selleks, et saada siis ligipääs erinevatele trendidele, ka backslash trendidele, erinevatele kontaktidele üle maailma ja ka mingisugusele kliendibaasile. Siis see koosneb ju tegelikult väga headest töötajatest, ilmselgelt nendest palgafondist, see koosneb kaasaegsest kontorist, et see tiim oleks motiveeritud, see koosneb kõikidest ametlikest programmidest, koosneb mitte ainult kujundusprogrammidest, vaid ka igasugust planeerimisprogrammidest, on. Ja nii edasi ja nii edasi, on. Ja siis ongi see väga tihti see, lõpetades ka sellest, et iga pilt, mida agentuur kasutab, on makstud pilt, et see ei ole kuskilt suvaliselt alla tõmmatud ja lükatud kuskile sotsiaalmeediasse, on. Eks see kõik on väga ametlik äri justkui, ja see lõpuks moodustabki selle tunni hinna, mille ja pluss siis veel mingid, ma ei tea, kohvi, tee, on, mis iganes, on. Et sealt see hind tuleb, on. Et millest väga tihti räägita. Kui lihtne on, Eva, siis aru saada, et näiteks kas või sellest, et ütleme, et on tunni hind, aga kuhu need tunnid kuluvad? Ma jäin ise nagu sellele mõttele, et raha on isegi võib-olla arusaadavam väärtus sellest partnerlussuhtes rääkides kui aeg. Et kui kaua, miks te kulutate sellele asjale 5 või 10 või 100 tundi? Et kui palju sa pead endalt küsima vahel seda, millal teete seal agentuuris 100 tundi nagu? Ma pean ausalt vastama väga tihti ja väga keeruline on aru saada ja jube lahe ongi sellises keskkonnas siin istuda ja kuulata, et ja seda võiks ka rohkem olla, seda läbipaistvust ja ma ütlen mõlemad pidi loomulikult võiks rohkem olla. See tuleb kogemusega ja ka need küsimused, et näiteks meie poolt, et me sooviks aru saada, et kuhu need tunnid läksid siis nii-öelda. See ei ole ka ju halb küsimus, sest et see on ka meie kohustus oma nagu rahavoogudel silm peal hoida. Aga on küll keeruline, sellepärast, et meie jällegi see on meie maja väline teenus, meil seda majas sees ei ole, me ei saa seda justkui ise ju võrrelda. Meie võib-olla eelis on see, et me töötame väga paljude siis reklaamiagentuuridega Eestis koos ja meil selline võrdlusbaas või pilt teatud mahuga töödest on olemas ja ma arvan, et see on aidanud väga palju kalibreerida seda, millised on meie ootused ja andnud ka meie tagasisidele sellist kredibiilsust, et kui meil on, ütleme siis selliseid referentstöösid, et agentuurid on loomulikult erinevad ja protsessid võtavad erinevat aega. Aga ma tahaksin veel siinkohal mainida, et mõnevõrra see sõltub ka väga palju sellest, et kuidas see tööülesanne on nagu esitatud või kui hästi see brief on nii-öelda antud, sest et loomulikult ka mina enda tunde, kui ma paneksin neid kirja, kui ma alustan mingisuguse töö ettevalmistusega näiteks 9 kuud varem, siis paratamatult nende 9 kuu jooksul tiksub neid tunde, natuke arutad siin midagi, natuke arutad seal midagi ja kokkuvõttes see summa on suurem, muidugi agentuuri poolt ka, kui need arutelud on siis agentuur kaasatud sinna. Versus see, et me ütleme, et meil on kuu aega, nüüd on vaja väga ruttu teha selle kuu aja, siis see lihtsalt neid tunde ei mahugi nii palju. Et see on ka üks koht, kus meie ise nagu proovime leida seda optimaalset aega, et kuivõrd
palju siis varem mingite töödega alustada vastavalt sellele, mis maht seal taga on. Ja kindlasti ma ei arva siin, et agentuurid on oportunistlikud ja selle võrra siis vaatavad, et panevad neid tunde rohkem. Ma ei arva seda, lihtsalt need tekivad orgaaniliselt ja ka minu enda tundidest läheb ju selle võrra rohkem sinna. Mitme agentuuriga sa teed koostööd praegu? Meil on 6 reklaamiagentuuri, lisaks on siis meediaagentuur, kelle kaudu me kogu oma meediat ostame, planeerime, optimeerime ja tagasisidet saame ja on meile siis tugiteenust pakkuv PR-agentuur. Kuidas hinnad erinevad? No siin, ma ei tea, Helen, sa võid pead raputada või mitte, aga me ju kuulume Carlsberg Gruppi ja meil on sellised hankereeglid üsna täpselt ette nähtud, et kuidas, ma ei saa öelda, millist hinnastust numbriliselt me ootame, aga et kuhu tasemesse mingisugused sellised stamptööde hinnad võiks jääda ja nii edasi. Nii et eks see paljude agentuuride töötamine, jah, seal on oma võlu, aga kindlasti agentuuridel on, ma ei tea, Helen, ma väga tahaks küsida, et kuidas on just nende lepingute ja hinnastuste kokkuleppimiste ja nendega, et sellise suure korporatsiooni nagu Carlsberg Grupiga, sest et need käivad meil läbi siis nii-öelda hankeosakonnal. See ongi selline saade meil siin, kus saab küsida, et hästi avatud on ja, sest väga tihti ma arvan, et on loodetavasti neid kuulajaid, kes on samades olukordades, et tal ei ole kuskilt küsida, et selle asja mõte. Aga see küsimus on see, et kuidas on koostööd teha siis Carlsbergi suguse grupiga või hinnastuse mõttes. Ja just lepingute ja sellise. No selles mõttes aus vastus on see, et tegemist on ju korraliku bürokraatiaga, et ega see võtab ikkagi, see on jälle selline tööaeg, mida sa ju arvele ei kirjuta, ja mis sa teed tuleviku tarbeks, et täiesti loomulik, aga ta ikkagi nõuab aega ja ma ütleksin, et ka ma tahaks öelda ka vastavat meeleolu, et sa võtad selle nüüd ette, selle nii-öelda hankedokumendi ja lähed sinna sisse, süvened, et sul on ikkagi vaja, seda sa niimoodi muu seas ei tee, et sa pead sinna minema süvenema, aru saada, mida sul täpselt tahetakse. Parem oleks, et kui sa seda enne tähtaega selle faili ikka lahti teed, sest vahest võib seal oodata üllatusena, et on väga palju vaja erinevaid ridu täita. Aga see samas jälle ma ütlen, et see kuidagi ikkagi Eesti turul on täna ju päris palju rahvusvahelisi suuri korporatsioone ja kui sul on kliendibaasis selliseid suurorganisatsioone veel, siis see ei ole mingi siuke üllatus, et ma pean nüüd, ma ei tea, millega tegelema. See on tavaline protsess, üks osa tööst, et ma ei saa öelda, et see oleks nüüd selline, ma ei saa hakkama sellega, et täiesti tavaline protsess ja täiesti arusaadav, et kuidagi ju peab neid eelarveid ja asju juhtima kuskilt nii-öelda üldpilti või koondvaadet, et ei ole midagi keerulist mõnes. Tulles 6 reklaamiagentuuri juurde näiteks ja seal oli veel lisaks ka. Miks on selline lihtne küsimus, mis pähe tuleb? Mulle tundub, et sa teed oma tööd keerulisemaks, rohkem inimesi, kellega suhelda, rohkem tiime, kellega suhelda, et nad saaks sust aru ja nii edasi, et selleks see tundub päris jõhker maht. 1 või 2 oleks lihtsam, on mu väide. Jah, võib-olla oleks lihtsam. Kindlasti, mis puudutab nagu isiklikult minu tööülesandeid ja kohustusi, et siis samamoodi need lepingute uuendamised, läbirääkimised, et see on see, mis tervenisti siis minu lauale tuleb. Aga meil on kujunenud välja sellised agentuuri suhted, sest meil on väga palju erinevaid brände. Alustame sellest, et meil on erinevaid kategooriaid. Meil on õllekategooria, siider, karastusjoogid, energiajoogid, veed, longdringid. Ja see maht on üsna suur ja isegi kui ühe brändi peale minev nii-öelda tegevuste maht ei ole väga suur, siis neid brände on nii palju ja meie ootus, ütleme siis võib-olla majasiseselt tulenevalt, on see, et erinevate brändidega tegeleksid erinevad tiimid nii palju kui vähegi võimalik. Sest et paratamatult näiteks 5 aastat sama tiim töötaks 3 brändiga koos, siis see kuidagi hakkab liikuma lõpuks ühte suunda. Natukene, et meie jaoks on see tulemuslikum, kui need brändid on jagatud. Ja teiselt poolt jah, ikkagi see maht ka, et paljud erinevad brändid, mida on vaja ju ka strateegiliselt juhtida, mitte ainult taktikaliselt läbi viia kampaaniaid. Ja võib-olla kõiki neid ühte agentuuri toppida lihtsalt ei olegi võimalik.
nii et tegelikult me oleme oma lahendusega praegu väga rahul. Mingi orgaaniline, dünaamiline liikumine nende agentuuride vahel, brändide liikumine toimub ka ja see on, ma ütleks, meie poolt vaadatuna siis tänu sellele, et me õpime oma agentuuri järjest rohkem tundma, me õpime neid inimesi tundma ja saame aru, mis brändid ühte või teise agentuuri paremini sobiks. Sest et see võib väga vabalt olla, et on väga võimekas agentuur ja üks bränd lihtsalt ei toimi seal ja no surebki sinna kätte ära ja viid teise agentuuri või vahetad mingisuguseid brände ja tuleb hoopis uus elu sisse. Et see, et meil need agentuurid siis on, mille me saame siis omavahel natukene seal muuta ja vahetada, et see on hea võimalus. Hakkasidki või tõidki sisse suhte purunemise teema ka õrnalt. Meil on suhtesaade, suhted algavad. Partnerite otsimise saade. Mõned suhted lõppevad. Kui suhe hakkab lõppema, mis on need esimesed sammud, et hoida või siis millal lahti lasta? Et see on selline järgmine teema mingis mõttes, aga Helen, kuidas sa näed, et tunned, et mingid energia hakkab kaduma, mida sa teed siis? Mis on need esimesed sammud, et seda suhet päästa näiteks? Juba kahju on sellest, et tavaliselt kui see energia hakkab kaduma ja see info jõuab minu lauale nii-öelda, siis on natuke hilja tihti. Et kuigi me üritame ju agentuuris olla partneritena võimalikult palju sees erinevates kliendisuhetes, siis tihti ikkagi võib see nagu hiljaks jääda, et see ei ole see minu energia võib-olla, mis seal väsib. Et ega see on nagu selles suhtes, nagu alustasime partneri valik, siuke huvitav teema, aga ma arvan, et see on täpselt samamoodi nagu igas inimsuhetes on see, et number 1 küsimus on see, et kas need mõlemad pooled tegelikult tahavad seda hoida. Et kas mõlemad, et agentuur ja klient mõlemad näevad, et meil tegelikult on koos potentsiaali, aga meil on mingisugused asjad vaja omavahel läbi rääkida või ootused on kuidagi, ma ei tea, rääkimata valesti juhitud, mis iganes. Et siis on võimalik selle suhtega koostööd teha. Ja kui seal on ikkagi see, et üks pool on otsustanud, ja see pool võib ka vahest olla tegelikult ka agentuur, et agentuuril on täpselt samamoodi võimalus ju loobuda kliendi suhtes, kui ta tunneb, et ma ei tea, hinga ühte seda õhku või et kuidagi jube raske või jube kangutamine või et ongi seda mõistmist ei ole, on. Et siis tuleb lihtsalt minu meelest nagu viisakalt otsad kokku tõmmata ja konstateerida fakti, et kindlasti väga ebamugav, väga ebameeldiv, keegi saab kindlasti haiget nagu isiklikes suhetes on, kui minnakse lahku, siis üks pool saab kindlasti rohkem haiget. Aga päeva lõpuks ikkagi tuleb sellist mõistlikkust või mõtestada lahti, ja mitte nagu emotsionaalselt läheneda kuidagi sellele. Et see on see minu nagu tunnetus. Ma olen kõige sellega nõus ja ma just mõtlen nendele olukordadele, mis meil on olnud ka ja nii nagu siis isiklike suhetegi puhul, et tavaliselt see äratundmine, et enam ei toimi, tuleb natuke liiga hilja, et enne seda oleks võinud juba mitu sammu võtta, et võib-olla seda proovida päästa ja jällegi see vana hea tarkus, et räägi inimestega, küllap need lahendused on seal olemas. Need vahelahendused on kindlasti see, et vahetada siis agentuuri sees tiimi, sest tegelikult palju selle taga on inimsuhted. Kui palju seda ette tuleb sinu näitel? Olenevalt agentuurist, aga ütleme, mul saab varsti 7 aastat Sakus, siis ühe agentuuri puhul ma arvan, mul on 5 projektijuht ja ma ei tea siis, kas see on minust tulenevalt või mitte. Aga näiteks ka teie agentuuri puhul, et loomulikult neid muutusi on olnud, sest inimesed ju arenevad, liiguvad, muudavad oma positsioone ja ilmtingimata ei pruugi see tulla sellest ühest konkreetsest, ma ei tea, siis suhtest tulenevalt. Aga mis meie teeme vahel on see, et kui me näeme, et mitte üldsegi selle põhjal, et inimesed ei saa läbi oma vahel või on mingisugused muud suhte või kommunikatsiooniprobleemid seal, vaid lihtsalt tulemusi ei ole, et see bränd ei liigu või jääb seisma, ei täida oma eesmärke, keegi pole tegelikult lõpuni rahul, kõik on nagu aeg sai otsa, no teeme siis nii, et seda ka tuleb ette, siis me tegelikult teeme vahel
uue nii-öelda, ma ei taha kasutada sõna hanke, kuna see kõlab kuidagi jälle väga bürokraatiliselt, aga kaasame siis teisi agentuure, kutsume üles, ütleme siis mingi briifi alusel pitchima ja alati sellesse pitchi me kaasame ka selle käesoleva agentuuri, et anda neile siis veel kord see võimalus ikkagi kaitsta seda kontot nii-öelda. Et sellised lahendused on ka ja mul on väga, ütleme siis positiivne kogemus selle koha pealt, et läksimegi nii-öelda üle uude agentuuri, osad brändid jäid ikkagi sellesse agentuuri, kellelt me siis ühe brändi pidime nii-öelda ära viima ja igatpidi läks kõik lahedamaks ja paremaks. Suhted läksid paremaks, teiste brändide selline minek sai uue hoo läbi selle sisse, et see ei ole alati halb. See on nii. Teil on päris pikki suhteid mõne agentuuriga, sajandi algusesse või kuskile sinna kanti lausa lähevad. Mis selle võlu siis on olnud? Ma arvan, et selline koos kasvamine, sest et need agentuurid, kellele sa võib-olla viitad, et seal eesotsas on samad inimesed, kes on olnud algusest peale ja siis läbi aja natuke rohkemal või vähemal määral ka ise väga hands-on Saku õlletehase brändidega tegelenud. Ja ma arvan, et selle tugevus ja olgu see näide või Imaginaga koostöö juba tegelikult on ka ju üle 10 aasta, et tihtipeale meil Sakus ju vahetuvad inimesed tihemini kui vahetuvad agentuurid. Ja see on meeletult suur väärtus, sest nendel agentuuridel on see ajalooline mälu rohkem, kui me üheltki uuelt töötajalt eales või ka, ma ei tea, juba olnud kas või minult oma 7 aasta pealt oskaksime üldsegi oodata. Me väga tihti pöördume oma agentuuride poole selle küsimusega, et ma ei tea, leiame ise mingeid vanu materjale kuskilt ja küsime, et teie tegite, on teil midagi selle kohta veel alles, et siin tekibki tihtipeale see küsimus, et kelle bränd see nüüd siis tegelikult on, sest et sellist arhiveerimissüsteemi, mis on agentuuridel, ma väidan, et üldise klientide turundusosakondades sealjuures ka meil ei ole olemas, sest et lihtsalt meie ärifookus on mujal, meie arhiivid ja serveriruumid on hoopiski teist infot täis kui siis seda infot. Et ongi selline jätkusuutlikkus ja just see, et sinna alati nagu agentuuride juurde saab justkui nagu tagasi minna ja küsida selle läinud suhte kohta. Helen, sul on ka pikaajalisi suhteid siin agentuuris klientidega. Kuidas see loovuse hoidmine siis on lõpuks, meil ostetakse loovust suuresti. Mõnikord ostetakse ka plaani, ütleme, et mitte pea alati oleme üliloov, aga just selle loovuse hoidmine, et ütleme, et 20 aastat on võimalik, et üks tiim tegeleb näiteks, või siis on vaja ka sinu poolt vaadata, et nemad on nüüd mõne aja ära olnud, vahetame tiimi või kuidagi. No ma arvan, et maailmas neid brände, kellel on 20 aastat sama tiim olnud, on väga-väga vähe. Et võib-olla nagu tiimis üks inimene või 2 on täiesti leitav, on. Aga kuidas seda värskust, et võib-olla tänu sellele tehnoloogia arengule esiteks on ja meil on nii palju uusi võimalusi ja lahendusi, mida meil 20 aastat tagasi näiteks ei olnud, on. Et juba see hoiab nagu need ideed mõnes mõttes värskena. Ja ma arvan, et agentuuri ikkagi ka juhi ülesanne on see, et vaadata seda oma tiimi ka või seda oma tiimi dünaamikat, et jällegi, et Eestis on väga vähe agentuure, need on tavaliselt omanikud või osaniku suhtes, kes on olnud 20+ aastat ühes agentuuris. On mõningaid erandeid, aga üldiselt neid inimesi on pigem vähe ja on tõesti mõned sellised eepilised kliendi agentuuri suhted. Aga jah, et minu meelest ikkagi peab nagu neid, Aiva tõi hea näited siin, et peab ikkagi neid inimesi vahetama, et seal piisab vahest ühe inimese tiimi toomisest, mis annab sellele hoopis uue nagu dünaamika või uue vaatenurga või värskuse. Et minu arust see väsimus ei pruugi olla
ainult kliendi pool vaatest, on ju, et ma ei tea, bränd ei too tulemusi ja et ei ole nagu sihukest värskust, vaid täpselt samamoodi agentuuri, ma arvan, puhul, et agentuur peaks töötama ikkagi sellisena, et minu nagu enda see hästi, ma olen ülimalt tänulik iga kord, kui klient saadab mingi briifi või töö ja mul alati on see nagu siiamaani see silmad säravad, lahe, et ma tahaks nagu juba hakata tegema või toimetama või mõtlema või et siis tiimis peaks olema sama minu arust see dünaamika, et nad mitte see, et jälle mingi töö tuli, peame hakkama tegema siin midagi, kus me selle paneme, on ju. Et pigem see, et jess, jumala äge, on ju, nii uus töö, davai, hakkame tegema, millal saab, on ju, kuule, ma mõtlesin siin õhtul, hommikul, ma ei tea, duši ajal joostes, et minu arust seda särtsu peab olema. Ja see nüüd on nagu, on siis agentuuri juhi ülesanne on välja lugeda, et kas seal tiimis on seda särtsu selle brändiga või selles inimeses või mis iganes, või sa pead selle nagu mingi väikses nagu muudatuse tegema, ja vahest mingi üks muudatus, tõstad inimesed natuke ringi, toimib ülesti. Eeva, miks üldse agentuuri, uut agentuuri vaja on? Saku on nii suur võimsa grupi osa, tehke enda maja sisse oma agentuur. See on minu soovitus. Küsimus on selles, et miks te ei ole teinud, et mis on selle plussid, miinused, et on majasisene agentuur? Sellele mul on kindlasti väga lihtne vastus, sest et meie oleme joogitootja. Meie ei ole reklaamitootja, me ei ole copywriting agentuur ega disainiagentuur ega meediaostuagentuur, sest et selleks, et neid nii-öelda, ütleme siis, teenuseid hästi teha, peab kogu see taustsüsteem olema täpselt nii, nagu Helen enne ütles, kuhu need tunnid lähevad. Meil ei ole neid fotopankasi, meil ei ole neid uuringuid majas sees, mida oleks vaja. Meil ei ole neid platvorme, neid programme ja sealjuures ka me peaksimegi siis ju kogu aeg koolitama oma inimesi selleks, et nad oleksid oma ala absoluutselt tipud, nagu meie agentuurides inimesed on. Ja see ongi juba täiesti teine äri. Ja seetõttu meil ei ole mõtet ise hakata midagi pusima, mida teised inimesed teevad paremini, sest ma väidan, et ka rahaliselt see ei ole optimaalne. Meil ei ole oma siis ütleme mahtude juures, olgugi et ma rääkisin, et meil on väga palju erinevaid brände, erinevaid agentuure, aga meie siis reklaami tootmise mahud ju ei ole nii suured, kui ühel agentuuril on, et kogu seda maja nii-öelda siis üleval pidada. Et see on ikka aeg-ajalt käib see laualt läbi, et kas meil oleks vaja kas või oma mingit ühte disainerit kuhugi, kes aitab lihtsamaid asju küljendada. Vastus on ei, sellepärast, et meil on agentuurid, kus meil on kokku lepitud hinnad, teenused nendeks asjadeks, kõik toimib, kõik sujub, me võime üksteisele loota ja me ei pea eraldi sinna veel panustama, et seda kõike üleval hoida. Hakkamegi jutuga tegelikult lõppu jõudma. Kas võimalik, et tuleme tagasi mõne eelmise mõtte juurde, aga proovime sõnastada mingit sihukest universaalset plaani, kuidas ehitada üles üks hea partnerlussuhe kliendi ja agentuuri vahel. Kas üldse on olemas universaalne plaan? Helen? Nii nagu iga inimene, nii iga kliendi suhe on ju erinev, aga ma arvan, et see universaalne plaan, mille järgi meie siin toimetame, on ikkagi see selline ausus ja läbipaistvus, et number üks asi, mis on meie jaoks ka ülimalt oluline, et seesama näide, mille Eeva siin enne tõi, et ta ikkagi on olukordi, kus ta küsib, et kuhu need tunnid läksid, siis ma võin nagu südamerahuga võtta meie nagu raporti välja ja kliendile saata. Meil on olnud kliente, kes küsivadki iga kuu lõpus, et aga saatke mulle tunnid, et ma tahan näha seda raportit, kuhu need tunnid läksid. Aga see ongi siuke austuse teema, et ennast paar korda küsib ja siis ta enam ei küsi, sest ta saab aru, et nii ongi. Ja mulle nii meeldis see Eeva mõte, et me oleme joogitootjad, et see tegelikult on minu arust väga nagu oluline tänases maastikus ja tänases maailmas, kus sa pead nagu aru saama, mis on see sinu fookus, et kui sa teed kõik asju, sa ei tee nagu mitte midagi. Et ongi, et me oleme joogitootjad, meie fookus on seal, me tahame olla parimad joogitootjad maailmas ja mitte see, et me tahame olla parimad reklaamitootjad või loovuse nii-öelda tootjad. Aga selle küsimuse juurde tulles, mis universaalne retsept, et ma arvan, ongi see ausus on minu meelest hästi oluline. Ma arvan inimeste ja brändide tunnetamine,
et see ühise ruumi loomine on minu arust see retsept, et sa pead aru saama, millised need erinevad inimesed on, et see tõesti on selle agentuuri maailma võlu, et sul on võimalus istuda nii paljude erinevate brändidega. Noh, alustades on siin, võtame karastusjoogid näiteks ja lõpetades meie majas ma ei tea, raske metalli tootmisega näiteks, et sul on nagu see ampluaa on niivõrd äge ja kihvt, et see nagu et see hoiab nagu ka seda võib-olla agentuuri värskena, et kui kliendil tundub, et me oleme siin nii kaua olnud ja nii kaua te teete neid asju, siis tegelikult on ju agentuuris ühel tiimil on veel erinevaid kliente, ehk see nende vaim on nagu üsna mõnusalt värske ja seal toimub ikkagi mingi roteerumine. Ja ma arvan, et Eiva tõi siit ise ka selle hea asja, et tegelikult tuleb rääkida, et tihti need suhted näiteks lähevad, on juba hilja, kui sa saad aru, et see suhe hakkab nagu kuskile ära vajuma, aga ongi need vahepealsed rääkimised ehk siis aus tagasiside, et klient julgeb öelda ka ausalt, ja agentuur võtab seda mitte solvumiseni, vaid meile meeldib öelda seda, et feedback is a gift on, et see omavaheline ausus, et sa julged öelda mulle ja sa tead, et me ei solvu selle peale, vaid et see on pigem nagu konstruktiivne viis on, ja mis iganes teemadel, kas see on siis loovlahenduse teemadel või on see võib-olla ka projektijuhtimise teemadel, et kuulge, et me ei ole tegelikult rahul on, et näed, et need asjad siin lubati, neid ei olnud, et see ei ole nii, et ma nagu kannatan ja siis ühel hetkel nagu tšau enne, et ma enam lihtsalt ei kannata välja seda kõike. Et ikkagi jälle see ausus ja läbipaistvus enne. Ja võib-olla üks väike asi, mida ma nagu soovitan nii agentuuri poole pealt, tegelikult ka agentuuri poole pealt kui ka kliendi poole, on see üksteise märkamine ja kiitmine. Et kui rõõmsad on tegelikult agentuuri inimesed, kui klient kirjutab neile tagasisida, et kuulge, thanks, nagu mega äge asi oli. See võib olla mingi, ma ei tea, kõige lihtsam sotsiaalmeedia postituse mingi mõte on. Ma lihtsalt ise näen seda meie nagu Slacki kanalis, et kui mõni klient on mingi kiituse teinud, siis see lendab kohe sinna Slacki ja kõik on nagu nii, you made my day. Kogu tiim on üliõnnelik, nii lahe on. Ja need positiivsed ju emotsioonid tekitavad kohe selle, lahe klient, tahaks talle veel kohe mingi ägedaid asju tahaks kohe rohkem panustada on. Oleks juba esmaspäev, saaks tööle tulla. Sellised väiksed, tegelikult väga inimlikud asjad. Päris hea universaalne plaan. Selline lühidalt kokku võetud, eks ole. Tahad lisada midagi? Ja ma lisaksin selle, et me oleme siin hästi palju rääkinud inimsuhetest ja see on hästi elementaarne ja ma arvan, et alati ringiga jõuame selle juurde tagasi. Aga hästi oluline selle retsepti juures on mõiste, et me oleme omavahel ärisuhtes. Et ikkagi kui siis mitte kaasata, aga vähemalt informeerida sellest ärist, mis me oleme, ma arvan, et number 1 ikkagi see, millest ma alustasin ka. Ja kuidagi mitte, mida Helen siin mainis ka, et võib-olla neid solvumisi isiklikult võtmisi tuleb ette, et ka see kliendipoolne tagasiside võib-olla emotsiooni poolt kirjutatud, aga see ei saagi kunagi omavahel olla isiklik, sest tegelikult see raha, mis on mängus ja laua peal, ei ole mitte kellegi jaoks isiklik raha. Ja samamoodi näiteks, kui on mingisuguste projektide ärajätmised või eelarvekärped, mis on tavaliselt need hetked, mis tekitavad võib-olla sellist õrdumist või natukene, ma ei taha öelda negatiivset, aga siis emotsioone rohkem. Need ei ole niimoodi, et näiteks mina kärbin eelarvet ja see läheb minu taskusse, et seda raha siis järelikult lihtsalt ei olegi olemas. Et seda ei saa nagu läbi rääkida või öelda, et äkki ikka panete. Meil ei ole seda, me ei saa panna sellepärast, et näiteks on mingisugused muutuvkulud, kütte, elektri, muud energia, sisendkulud, mis võib seal paar protsendipunkti muutuvkuludes võib olla kogu mu aastane eelarve, meie tehase tootmise juures näiteks. Nii et mina täiesti mu lõpumõte on see, mida ma olen Helen sulle varem ka öelnud, et ma ei näe ühtegi stsenaariumi, kus üks pool võidab teise poole arvelt agentuuri ja kliendi suhtes. Et see on ainult niimoodi, et näiteks kui meil läheb hästi, siis me saamegi rohkem teha ja saamegi rohkem panustada ja koos teeme, tulevad head tulemused, läheb veel paremini ja panustame selle raha uuesti, eks ole. Et ja vastupidi, kui meil on raske, siis järelikult äriliselt see ei tulnud välja ja loomulikult see peegeldub siis ka meie nii-öelda tellimustes. Ehk siis see on ainult win-win olukord saab olla, mitte win-lose mitte kordagi. Suured tänud nende juttude eest. Aitäh tulemast teile. Aitäh, Kaarel. Oli tore. Ja
meil mingid jutud jäid ilmselt ka siin täna rääkimata ja mingid asjad õhku, aga sellepärast see podcast ongi ellu kutsutud. Teeme veel saateid, räägime asju veel lahti ja kallid kuulajad, vaatajad, näeme varsti. Tšau! Tšau! Tšau!